Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu sai Euroopa Komisjonilt 20 miljoni krooni suuruse teadustoetuse. Üks suuremaid Eestisse tulnud uurimistoetusi võimaldab muretseda geenivaramule uut aparatuuri ning kutsuda Eestisse tuntud teadlasi, et nad siin oma labori või uurimisgrupi looksid. Toetuse laiem mõte on avada Eesti geenivaramu Euroopa teadlastele. Eesti teadusel ja Tartu Ülikoolil on põhjust uhke olla. Detsembri algul saadud 20 miljoni krooni suurune grant oli üks vaid 17, mis välja anti, kusjuures toetuse sai kõigest iga 5 taotlus. Euroopa Liidu jagatav regionaalse potentsiaali nime alt tulev grant võimaldab geenivaramul muuseas muretseda endale uue ja kaasaegse enam kui 6,5 miljonit krooni maksva geenianalüüsi seadme. Teine asi, mida me saame seal teha, me saame tagasi kutsuda välismaalt kas siis eestlasi või kedagi teist, kes tuleksid Eestisse geenivaramusse Tartu Ülikooli, rajaksid siin oma töögrupid, oma teadusgrupid ja laborid ja selleks esimeseks 2-3 aastaks antakse Euroopa Liidu poolt neile raha. Selle 3 aasta peale mõeldud granti rahaga saab geenivaramu ka oma teadlasi kuni 6 kuuks Euroopa teaduskeskustesse õppima saata. Molekulaarbioloogia professori Andres Metspalu sõnul näitab grant, et läinud nädalal 40 000 geenidoonori vastu võtnud Eesti geenivaramu omab tähtsust kogu Euroopas, olles viimasel poolel aastal olnud seotud umbes 30 erineva rahvusvahelise projektiga. Järgnevad 3 aastat ongi varamu jaoks väga olulised, mil hakatakse põhjalikult analüüsima seni kogutut, näiteks doonorite terviseandmeid. Geenivaramu tuleb vaadata nagu metsa istutamist, et see, et me täna lõikame palki ja meie vanaisad võib-olla pidid kunagi istutama või teil on kodus 3-aastane poeg, ei saa ju öelda, et mis tast kasu on. Võib-olla toob ajalehe postkastist ära, aga tema kasu ikkagi selgub ja tema vajalikkus ühiskonnale selgub tükk maad hiljem. Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Haller on uhke tunnustuse üle, mis granti näol saab osaks geenivaramu töötajatele ja Andres Metspalu tegevusele. Kogu biotehnoloogia geenivaramuga seotud tegevused, molekulaarbioloogia tipptase on jõudmas sellisele tasemele, mida meie tänapäeval ilmselt veel ette ei oska kõik kujutada. Ma toon võrdluse lihtsalt internetiga, kus 80ndate lõpul vaevalt keegi arvas, millised võimalused internetil täna on. Andres Metspalu selgitusel on lähiaastate siht jõuda Tartu Ülikooli Eesti geenivaramuga rahvusvahelise ekspertkeskuse tasemele, mis tähendaks juba oma valdkonna absoluutsesse tippu kuulumist.